Elagu armsad pildistajad! Päev on mõnus ja kuulutan seega Pelgulinna päevad 2014 avatuks. Hurraa! Kirjuta selle koha peale siia endale nimi, kui siia laua juurde. Kirjuta oma nimi siia. Proovi. Ja siis pärast saad endale kleepida seda siia ringi. Aga kuigi esimene täht on... No võta enda kätte, kirjuta. Kuidas me teiega mängima tuleb?
paremat ja toredamat kohta, kui seda on Pelgulinn just elamiseks. Kui sa mind vajad, siis mõtetes palu, ma salaja saabun ja võtan su valu. Salaja sosinal nii sumedaks muudan, ka kõleda hüüdea sedagi ma suudan. Tervitused kõigid Pelgulinnlased. Me oleme siia tulnud, et mängida Jamaica rahva muusikat. Head kuulamist. Nautige. That's where I belong. If they get stronger, then I will grow wings and they will never ever. Kokkatäni, küll sa oled armas. Sinu tehtud koogiga ma ära käisin Narvas. Wimbledonist restoran on tehtud, Wimbledonist restoran on tehtud. Pasta siin, pasta seal, pasta iga laua peal, pasta siin, pasta seal, pasta igal pool on hea. Ei suuda söösta, kui traadid need ohkilda vaha. Sun kansasi maailmalle lähteenä, vei, 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 sulavalla ralla ja vei, vei, vei. Sa vaatasid siis seda? Pooleks. Kas ta mõtle tagasi lugenud? Teine asi on see, et inimene võtab 8 minutit, ikka täpselt hea, aga meil on see võimalus, et olla olnud, et ole kaua taha. Pannud mitmesse kohta need nii-öelda omaaegsed Pelgulinna tänavanimed üheks päevaks. Kusjuures kuni aastani 39 oli tegelikult Pelgulinna asumi peatänav mitte Ristiku, vaid Õle.
ja ka nii-öelda linnaliini bussiühendus kesklinnaga käis mööda Õle tänavat. Nii et bussid sõitsid mööda Õlet kuni Kolde puiesteeni, siis keerasid seal ümber. Siis aastal 39, kui sai Ristiku praeguse pikkuse, toodi ka siia üle bussiliiklus. Aga kõik muutus 140 aastat. Siin üks suuremaid maaomanikke oli mees nimega Albert Kooba. Ja Kooba rajas siia tänavaid, ehitas maju ja oli vaja hakata tänavate nimesid panema. Ja siis see Kooba hakkas panema nimesid oma perekonnaliikmete eesnimede järgi. Nendel majadel on tihti väga põnevad lood. Kirik sai valmis, kuni siis 94 sai kogudus selle nimetatud pühakoja tagasi. Muide, Peeteri tulebki sellest, et see on heebra keeles piiblis ja tähendab pühakoda, Peethelm. Ja siis 94 sai kogudus tagasi ja täna on see tehtud ilusasti korda ja viimased paarkümmend aastat on siis Peeteri koguduse juures tegutsenud ka Peeteri tänavalaste kodu. Ja märtsi pommitamise ajal said kannatada ka meie need vitraažaknad, et praegult meie unistus ja soov oleks, et meil on siin taga on autoparkla, et oleme 10 aastat juba tahtnud, et ehitada uut maja lastele, kus oleks rohkem ka mingeid tegevusruume ja et kui selle ehituse käigus, et siis saaks taastada äkki ka need vitraažaknad. Minu enda maja lugu Heino tänava ääres on selline, et aastal 38 mees nimega Aleksander Haug, Haugi sassi, õnne loteriiga, 1 000 000 senti.